Drekkist. Ma mõtlesin, et kuna vahepeal ei ole millestki väga videot teha, siis sinna road tripi seeriasse, siis ma mõtlesin, et teeks ühe video, mida ma olen juba ammu plaaninud teha. Ja see video oleks siis kokkuvõte erinevatest festivalidest, kus ma käinud olen. Siin festivalide videos ma räägiks ka üldse erinevatest üritustest, DMB pidudest, kus ma käinud olen ja millised neist on olnud kõige meeldejäävamad. You know, I'm gonna ask you something. Have you ever wondered why it is we love this music? And it doesn't matter who the DJ is. It doesn't matter what the crowd looks like. Kõigepealt räägin siis minu kõige lemmikumast festivalist Let It Rollist. Front row, middle row, back row, middle row festival! See oli siis 3-päevane festival Tšehhis, kus siis me käisime 2019 suvel. See oli siis esimene peatus meie Euroopa road tripist. Käisime siis mina, Tauri, Hardi, Mihu ja Leandra. Ja sealsel festivalil siis me ööbisime umbes 30-minutilise autosõidu kaugusel siis sellest festivalist. See oli väga lahe. See on siiani olnud minu kõige lahedam festivali kogemus. Teiseks minu jaoks siis kõige lahedamaks festivaliks on Rampage. Rampage toimus Antwerpis, Belgias. See festival oli siis üks peatus enne Austraaliasse lendamist. Me käisime siis ühe Tauri sõbra Ivariga
ööbisime jällegi ühes Airbnb's, mis oli siis siukse väikse jalutuskäigu kaugusel siis sellest hallist, kus see üritus toimus. Ja see on minu arust kõige lahedam sisefestival. Festivali juures oli minu arust kogu see valgusshow, et väga lahedad laserid olid seal ja kõik need valgusefektid, need olid ka väga lahedad. Järgmiseks siis selliseks suuremaks festivaliks oli Liquidity Festival Hollandis, mis oli siis minu ja Tauri jaoks selline suurem ühisem festival. Ja kui ma teda tegelikult sinna festivalile kaasa kutsusin, siis me olime tuttavad olnud ainult 6 aega. Aga kuna minul olid juba kõik asjad valmis ostetud, festivalipiletid, lennupiletid, ööbimine, siis ta pidi ainult omale lennupiletit ostma. Seal me siis ööbisime ühes nii-öelda puhkekülas, seal olid sellised väiksed kämpingu tüüpi majad ja see oli kuskil 1,5 kilomeetri kaugusel siis sellest festivali alast. Sinna festivalile minnes juhtus meil paar äpardust, kuna see festivali ala oli siis Amsterdami lähedal olevas linnas Alkmaaris ja täpsemalt siis sellest Alkmaarist oli kuskil, ütleme, 10 kilomeetri kaugusel. Ja me oleks pidanud sinna bussiga minema, aga me ei teadnud, et mingist kellast alates enam buss ei lähe sinna. Ja siis me lihtsalt võtsime oma kohvrid ja me kõndisime selle maa jalgsi sinna puhkekülla. Siis kui me sinna puhkekülla kohale jõudsime, registratuur oli juba kinni ja me ei saanudki sellel ööl kuskile ööbima. Peahoone juures oli siis kohvik ja seal olid pehmed diivanid ja siis me esimese öö magasime seal. See suvine Liquidity oli selles mõttes väga lahe, et väljas oli mõnus soe, päike paistis ja see oli selline tõeline nagu suvefestival. Järgmiseks siis Londonis toimuv Hospitality in the Park, kus ma olen käinud 2 korral. Esimesel korral siis käisime koos Kairega ja teisel korral käisime koos Tauriga. See on siis selline ühepäevane festival, mis toimub Finsbury pargis ja see on pigem nagu selline nagu lõbustuspargi teemaline või need telgid on sellised nagu oleks tsirkuse telgid. Siis kui me Kairega seal käisime, siis oli väga mõnus soe ilm, aga siis kui me Tauriga käisime, siis sadas terve päeva vihma ja terve see festivali ala oli nagu mingi mudamülgas lihtsalt. Mõlemal korral ööbisime kuskil lähedal olevas hotellis. Kui me Kairega seal käisime, meie õige sinna minev lend tühistati ära ja siis me pidime otsima kiiresti mingi variandi, et kuidas me sinna festivalile saame. Ja alternatiiviks me siis leidsime, et me saaks minna Londonisse läbi Stockholmi, et sõitsime siis kõigepealt kruiisiga Stockholmi ja siis Stockholmist läksime lennukiga Londonisse. Ja kui tegelikult esialgne lend oli meil reedel, siis me kruiisiga hakkasime Eestist minema juba kolmapäeval ja kui me reedel siis Londonisse jõudsime, me olime üsna vähe maganud, et me olime terve selle aja lihtsalt kogu aeg ringi trippinud ja lõpuks siis, kui me reede õhtul hotelli jõudsime, me olime reedese päeva jooksul teinud vähemalt minu kella järgi umbes 37 000 sammu. Kui me Tauriga seal festivalil käisime,
Me sõitsime metrooga linnast siis hotelli. Ma täpselt ei mäleta, kuidas see oli, aga metroo tuli ette ja me mõtlesime, et kas me lähme selle peale või me ei lähe selle peale. Ja selle jutu käigus Tauri astus metroosse, uksed läksid kinni ja mina jäin siis sinna jaama veel nagu ootama. Ja Tauri telefon oli ka minu kotis, nii et me ei saanud kuidagi nagu kontakti. Ja siis mõtlesimegi, et ei tea, kuidas üks meist nagu mõtleb. Mina läksin siis kohe järgmise metroo peale ja sõitsin siis lõpppeatusesse. Läksin metroo pealt maha, vaatasin kõik perrooni üle, läksin isegi sealt jaamast välja, Taurit ei ole mitte kuskil. Siis korraks mõtlesin, et äkki ta läks hotelli juurde, kuigi hotellikaart oli ka minu käes, et ta ei oleks nagu tuppa ka sisse saanud. Ja siis mõtlesin, et äkki ta siis hoopis sõitis nagu tagasi sinna jaama, kus mina siis nii-öelda maha jäin. Sõitsin siis ma ka uuesti sinna tagasi, ei ole Taurit mitte kuskil. Ma täpselt ei mäleta, kas Tauri siis istus ja ootas mind seal algpunktis või ma sõitsin uuesti tagasi sinna lõpp-punkti ja ta oli seal kuskil perrooni peal. Igatahes mingi üksteisest mööda vaatamine oli veidike sellepärast, et ta tegelikult istus juba seal kuskil ja ootas mind, aga mina siis lihtsalt ei näinud teda. Aga see oli küll natuke selline paanika olukord, et nagu laps kaob ära ja siis mis sa teed, kuidas sa ta üles leiad? Everybody get down low. Everybody get down low. Come on. Everybody get down low. Get down, get down, get down, get down. When I say let's get, you say fucked up. Let's get fucked up. Let's get fucked up. See ei ole nüüd küll minu lemmikfestival, aga ikkagi üsna suurt rolli minu festivali elus on mänginud selline festival nagu Weekend Festival. Me käisime seal kokku 4 aastat. Ja see oli pigem nagu selline tüdrukute festival. Esimene Weekend Festival oli siis aastal 2015 ja me käisime siis kõik 4 aastat kokku kuni siis aastani 2018. Esimesel aastal me käisime koos Kadriga, niimoodi, et mina, Kaire, Kadri ja siis ööbisime ka Kadri mingis korteris. Teisel aastal käisime juba nii, et mina, Kaire, Keidi, Kelly ja Meenu. Ja ööbisime siis Keidi sugulase juures. See oli üsna kaugel Pärnu linnast, aga me ka siis leidsime kogu aeg kellegi, kes siis meid ära viskas nii peole kui ka koju. Siis 2017 aasta oli jälle sama seltskond ja tookord me siis ööbisime Mattiase juures. Ja viimane aasta siis lisandus meiega ka Grete ja too aasta me ikka ööbisime Tervise paradiisis, et kohe festivali värava kõrval. See Weekend Festival oli alati selline festival, et sa nägid seal alati palju tuttavaid, sõpru, põhimõtteliselt terve Eesti oli seal alati kokku tulnud. Muusika mõttes see ei olnud minu lemmikfestival, sellepärast et ikkagi enamus põhiartistid olid sellised Sky Plussi artistid. Aga igal festivalil oli alati ka siis second best lava, kus siis tavaliselt olid erinevad drum and bass artistid, et oli muusikat ikkagi igale maitsele. Ja kui põhilaval oli ikkagi mingisugune selline suurem esineja, siis ikka läksid terve kambaga sinna ja tantsisid seal, et pigistasid natuke kõrva kinni. Eesti festivalidest siis veel on kindlasti üks minu suur lemmik Beach Grind.
või siis üldse kõik grindipeod, grindifestivalid, näiteks ka Winter Grind oli minu arust väga lahe. Ja see on väga meeldiv, et Eestis toimub üha enam rohkem selliseid drum and bass üritusi, näiteks Liquidity, Hospitality ja kõik need grindipeod, kui Hollikasse tuleb mingi lahe DJ mängima. Pean ka ära mainima selle, et Eesti Liquidityle me Tauriga saimegi üldse tuttavaks ja see oli selles mõttes väga lahe kokkusattumus. Me tegelikult olime eelnevalt käinud kogu aeg sarnastel üritustel. Kui ma nüüd vanade ürituste videosid tagasi vaatan, siis on näha, et tegelikult me oleme mõlemad lava ees, lihtsalt mingi üks inimene on meie vahel ja sellepärast ei olnud nagu varem kokku sattunud. Siis vahel oli ka stuudios mõni lahe drum and bass artist ja Tartus siis ka Shooters, siis näiteks Elekter. Ja erinevate sünnipäevapidude ajal käisid seal lahedad drum and bass artistid. Eesti kohta see on väga kõva sõna ja mulle väga meeldib, et Eestisse üha enam tuuakse selliseid lahedaid artiste ja ei pea alati kaugele trippima, et mõnele lahedale peole minna. Siin Austraalias me oleme ka paaril peol käinud. Aastavahetusel käisime sellisel festivalil nagu Origin Fields ja see oli 2-päevane festival, mis siis natukene meenutas nagu Eestis Weekendit, sellepärast et oli siis nagu pealava, kus siis olid sellised üleüldised artistid ja oli siis ka teine ja kolmas lava, kus siis olid sellised vähem kuulsamad artistid. Ja siis me käisime ühes sellises klubis nagu Villa, kus oli siis selline karmima drum and bassi üritus. Ja minu sünnipäeva puhul siis käisime Wilkinsonil. Sel suvel siis meil oli plaan minna Hospitality on the Beach'ile, mis toimub Horvaatias. See on selline täielik beach festival, aga kuna koroona juhtus, siis see jäi ära, aga me jätsime kõik piletid alles ja proovime siis sinna järgmisel aastal minna. Ma loodan, et see video meeldis sulle ja sa said siit mõnusa ülevaate kõikidest festivalidest, kus ma käinud olen. Kui sul on mingisuguseid küsimusi seoses nende festivalidega, siis kirjuta mulle julgelt. Osad huvilised on seda juba teinud ja sellepärast ma mõtlesingi, et võiks teha sellise kokkuvõtva video, et need, kes ei julge küsida minu käest nende festivalide kohta, saavad siit videost oma vastustele küsimused.
võib-olla saate siis siit videost oma küsimustele vastused. Järgmise videoni, bye!